muud aga võitlesid kõik ning lärm alalõpmatu rõukas. Lõi ain neljase piik Afareust ka Peetri võrset, kui see pöördus ta poole. Just kurku ta sellega torkas ning vajus viltusel pea ning kilp, mida kaitseks ta kandis, langes ka kiiver ja riisus surmelu vaimu ta rinnast. Kui nägi antilokoos pao teile pöörduvat hooas, järgi ta hüppas ja lõi läbi piigiga sel veresoone, mis käib pikuti selga ja viib kuni kuklani välja. Selle ta kõik läbi võttis ja mees maha seiali langes, laotades välja seal käed oma kalliste kaaslaste poole. Ruttu end riisus rüüdemalt antilokoos ja vahtis anniti Trooja võitlejaid, kes teda piirates heitsid, piikisid vastu ta laia ja välkuva kirjalist kilpi. Ei tabanud siiski surmav vast keha noorusest õitsvat, sest maad raputav võimas Poseidon, see nüüd ise hoidis vaenlase noorte ja piikide eest vana Nestori poega. Ei rahu hetkekski saanud see, vaid keset vaenlasi keerles, ei püsinud paigal ka piik. Üha ütsutas siia ja sinna ta seda ähvardama. Üha vaimust ta valvas ja otsis, kellesse heita see kaugelt või kellesse torgata juures. Ent nägi Aasiuse poeg Adamaas teda sihtivat nõnda meeste hulka. Ta juurde ta jooksis ja just keset kilpi lõi teravotsase pilgi. Ent mustapäine Poseidon võttis sealt hoobilt jõu, see ei lubanud surmata vaenlast. Pool odavarrest katkenust jäi nagu pool põlev tukk veel antilookuse kilbisse, kuid pool tandrile langes. Kiiresti pakku nüüd läks Adamaas oma kaelslaste hulka. Kuid järel Merionees juba jooksis ja piigiga äigas just naba ning häbiliigete juurde, kus aarse löögid piinade lükkaimad on surelikele vaestele minna. Sinna just pöördis piik ning piigist hoitu ta peksles nüüd nagu jonnakas pull mägimail, keda karjased veavad võimuga endale järgi. Ta kindlasse kütkesse kõipes. Nõnda ka peksles ta nüüd läbi löödu, ent vaid vähe aega. Varsti Merionees ligi jõudis ja ning oma piigi kiskus ta haavast. Ja öö üle sangari silmade langes.